Tere päevast, armsad kolleegid. Kui tõesti tohtor Piretmit ja Eda rääkisid, et kuidas lühemini saaks, siis mina keskendun täna teiega arutluses sellele, et vahel on meil ka vaja pikka antibakteriaalset ravi ja kuidas me siis sellel juhul saaksime seda, et see teekond, kus on seda pikka antibakteriaalset ravi tarvis, oleks nii patsiendile kui raviarstile siis selliselt lihtsamini teostatav. Millised on need infektsioonid, kui me mõtleme sellele, et millal me vajame sellist pikaaegset antibakteriaalset ravi, siis kindlasti see loetelu siin ei ole täielik, aga te näete siin, et siin on luude ja liigeste infektsioone, näiteks periproteesinfektsioonid, nende hulgas on komplitseeritud ja sellised tüsistunud naha ja pehmete kudede infektsioone, diabeetilise jala infektsiooni, endokardiit, et kus on traditsiooniliselt ja väga pikad antibakteriaalsed ravid 4–6 nädalat ja veel mõned. Et on neid infektsioone, millel me vajame pikka antibakteriaalset ravi. Ja viimastel aastakümnetel see kestus, et kuna me selle resistentsusega infektsioonhaiguste arstidena sageli peame kokku puutuma antibiootikumi resistentsusega, siis neid uuringuid, kus on uuritud, et seda kestust, et kui me kestust lühendame, kas see ravi tulemust ja ravi efektiivsust muudab, siis te näete, et need on randomiseeritud, kontrollitud uuringud erinevate infektsioonide puhul tehtud. Need on peamiselt täiskasvanute hulgas tehtud uuringud ja te näete, et sellest ajast, kui antibiootikumid kasutusele tulid ja kus on pikalt traditsiooniliselt kasutatud, siis nüüd järjest on neid antibiootikumi kuurid ka tegelikult lühenemas. Pikk antibakteriaalse ravikuur on väljakutse nii patsiendile kui ka raviarstile ja kuidas siis, mida me saaksime sellel teekonnal siis muuta paremaks või paindlikumaks, et patsientidele oleksid need paremini vastuvõetavad. Et üks võimalustest siis, mida me saaksime teha, on siis varane üleminek suukaudsele antibakteriaalsele ravile. Ja võib-olla siis 2019. aastast tulevad need 2 järgmist näidet, et on head näited, kus meil sellistel infektsioonidel nagu näiteks luude ja liigeste infektsioonide puhul. See uuring on viidud läbi Ühendkuningriikides 2010. ja 2015. aastal ja seal uuriti erinevate luude ja liigeste infektsioone. Nende hulgas olid nii periproteesinfektsioonid kui ka murrujärgsed implantaatidega seotud infektsioonid, osteomeliidid, spondülodissiidid, siis vaadati, et kus patsientidel, kus mindi üle, alustati mõlemas rühmas parenteraalse raviga ja pärast kas kirurgilist protseduuri või siis üleminek, kui otsustatud on konservatiivselt jätkata, siis nädal aega pärast parenteraalset ravi ühes rühmas mindi üle suukaudsele ravile ja teises rühmas jätkati ravi lõpuni 6 nädala vältel parenteraalse raviga, siis need ravitulemused 1 aasta möödudes, kus hinnati seda ravi ebaõnnestumist, milleks olid omad kindlad kriteeriumid, nii mikrobioloogilised, kliinilised kui ka histoloogilised, siis vahet ei nähtud. Ja kui vaadati nende 2 grupi vahel vaadati, et kas on vahet antibiootikumiga seotud kõrvaltoimete hulgas, siis te näete, et rohkem kõrvaltoimeid kogesid need patsiendid, kes said intravenoosset ravi ja nendel patsientidel loomulikult oli ka tsentraalveeni kateeter ja ka kahtlemata neid tüsistusi oli selles rühmas rohkem. Teine märkimisväärne uuring, mis muutis nagu paljuski meie mõttemaailmad, kui Eda Tamm rääkis siin, et 70 aastat oli selle streptokoki ravikestus püsinud, siis endokardiit on selline infektsioon olnud, mida on kaua aega traditsiooniliselt võiks ravida intravenoosselt. 2019 avaldati taanlaste uuring, mis viidi läbi 2011. kuni 2017. aastani
ja nende hüpotees oli, et kas vasaku südame poole endokardiidiga, kui Antjuki kriteeriumite järgi diagnoositud, tekitaja teada, patsient on stabiilses seisundis, kas on võimalik pärast 10-päevast parenteraalset antibakteriaalset ravi üle minna ka suukaudsele ravile. Ja nad hindasid seda ravi efektiivsust siis peamiste selliste esmaste ravi tulemusteks oli siis vaadati suremust, vaadati, kas nad vajasid erakorralist kirurgilist sekkumist, kas oli korduvad baktereemiad või trombemboolilisi tüsistusi. Ja selle uuringu järeldus oli, et ei, nendes rühmades ei olnud vahet, et see suukaudset ravi saanute patsientide rühmas olid ravitulemused täiesti võrreldavad nendega, kes said parenteraalset ravi. Ja see uuring oli nii oluline ja muutis nii palju, et kui 2023 avaldati endokardiidi uus ravijuhend Euroopa kardioloogide seltsi poolt, siis see läks ka selles juhendis, on siis nüüd olemas esmakordselt ka soovitused, kuidas minna üle suukaudsele ravile, et on sihuke varane faas, kus kõik patsiendid selle diagnoosiga saavad parenteraalset ravi ja siis juba hinnatakse kindlate kriteeriumite alusel, et kas on patsient võimalik viia üle suukaudsele ravile. Kuidas see praktiliselt välja läheb, et minu koduhaiglaks on Tartu Ülikooli Kliinikum ja meil on seal olemas endokardiidi meeskond, kuhu kuulub patsiendi raviarst, kardiokirurg, infektsioonhaiguste arst, kardioloog ja siis erinevate radioloogiliste erialade esindajad meil ja kus siis kõikide juhtude puhul siis otsustatakse, vaadatakse üle see ravi ja vaadatakse, et kas ta vastab nendele ja antakse soovitused siis selleks, et kuidas siis selle raviga jätkata. Suukaudseks raviks on kindlasti selles situatsioonis, et meil on tekitaja teada, meil on ka streptokokid, stafylokokid ja enterokokid, mille jaoks on suukaudsed raviskeemid olemas. Kindlasti peab olema meil abis mikrobioloogia labor, et need tundlikkus peab olema testitud ja ka kindlasti koostoimed hinnatud ja seejärel saab siis seda kaaluda siis selle patsiendi suukaudsele ravile üleminekut. Suukaudne on hea, aga kui meil ei ole võimalik, kui meil on vaja jätkata pikaajalist antibakteriaalset ravi, siis millised on need intravenoossed, millised on need võimalused? Ja tänapäevalt siis on neid seda haiglaväliselt antibakteriaalset ravi intravenoosselt, seda metoodikat on juba kasutatud, alustati sellega Ameerikas ja just esimesena eelkõige oli ka laste näiteks süstilise fibroosiga, lastel on seda kasutatud, aga täiskasvanutel siis on see tulnud nüüd sajandi vahetusest ja Euroopa erinevates riikides on erinevalt see lahendatud, kas need on riiklikult ühtne struktuur või siis on need haiglakesksed keskused ja pakutakse siis seda väljaspool haiglat siis seda parenteraalset antibakteriaalset ravi jätkamise võimalust on 3 võimalust. Kas siis patsiendi manustab või tema lähedane manustab seda ravimit ise, et valmistatakse apteegis ja patsient saab neid kodus ise ühendada. Kas siis patsiendile käib kodus õde, kes neid manustab või siis patsient käib keskuses, näiteks päevaravikeskuses, kus neid ravimeid saab manustada. Miks see on oluline? Miks see patsientide poolt uuringud näitavad, et patsientide poolt on see väga hästi vastu võetud? See suurendab oluliselt patsiendi rahulolu, kui nad saavad olla omas keskkonnas turvaliselt ja sageli ka jätkata oma töö ja koolis käimist ja ka kui teiselt poolt vaadata, siis ka see võimaldab tervishoiul sellist võimekust suurendada, et ka näiteks voodikohtade vabanemist. Mis alusel või mis kriteeriumid, kuidas valitakse seda patsienti või kuidas vaadatakse, et millele peaks see vastama, et see patsient saaks minna kodusele süstitavale antibakteriaalsele ravile, siis siin on üks verivärske sakslaste avaldatud ravijuhend sellest ja kus on siis olemas selline checklist, kus on siis kindlad kriteeriumid, et kus siis hinnatakse kõigepealt, kas ta vajab seda ravi,
mis infektsiooniga on tegemist, millist antibiootikumi ta vajaks, kas tundlikkus ja laborist on tekitaja meil teada, milline intravenoosne tee, kas ta vajab siis kas ta vajab perifeerset kanüüli või midline'i või siis ka tsentraalveni, sõltuvalt sellest antibakteriaalse ravi kestusest. Ja loomulikult siis on alati siis sinna juurde kaasatud siis ka kindlasti see, et kuidas see patsiendi teadlikkus, kuidas see kodune keskkond on ja kindlasti ka patsiendi perearst kuulub sinna. Millised ravimeid sellisel kombel on manustatud? No te näete, et see nimekiri on eelkõige beetalaktaamid. Varasematel aegadel kiputi eelkõige kasutama sellised antibiootikumid, mida saab manustada 1 kord päevas. Nüüd, kui on antibiootikumide stabiilsust, on uuritud neid, näiteks saab lisada ka stabilisaatoreid, siis võib ka kasutada ka antibiootikume, mida saab manustada mitu korda päevas. Selliste tõsiste grampositiivsete infektsioonide puhul on pikka aega kasutatud vancomycini, aga on ka uued antibiootikumid, mis on pika poolväärtusajaga ja mida saab manustada näiteks 1 kord nädalas. Uute tulijatena on sinna tulnud, et haiglaväliselt võib kasutada mõnedel juhtudel ka pikalt näiteks seenevastaseid ravimeid, antifungaalseid preparaate. Paremaks on läinud vahendid, mille vahendusel neid manustada. Et te näete, siin on siis selline pildil materjal, et see on Taani haiglast ja et kasutada on sellised elastomeersed pumbad, et infusioonipumbad, et mida saab kasutada, et seda ravi väljaspool haiglat läbi viia. Loomulikult tekib jälle küsimus, et kui me kasutame väljaspool haiglat, siis süstitavad antibakteriaalsed ravi ja resistentsused, kas need on sõbrad või vaenlased, siis kahtlemata, et see ratsionaalne antibiootikumi kasutus säilib ka selles valdkonnas ja siin alati on kaasatud ka infektsioonhaiguste arst, kes eelkõige aitab siis seda otsust teha, et kas ta vajab seda ravi, kas on võimalik minna üle hea biosaadavusega suukaudsetele preparaatidele või kui on vaja siis seda süstitavat ravi jätkata, siis ka selle kestuse osas otsuseid teha. Suurt abi nendes situatsioonidest tunneme ka kliinilistest proviisoritest, kes ka nende ravimite stabiilsuse säilitamisel ja lisavad oma teadmise. Ja kui siis ka vaadata, et mida hinnatakse nendel kodustel antibakteriaalse ravi saavatel patsientidel, vaadatakse, kas nad vajavad rehospitaliseerimist ja vaadatakse tüsistusi. Need tüsistused võivad erinevates kategooriates olla. Te näete, et need 4 esimesed on suuresti seotud sellega, mida võib kogeda ka haiglaravil olev patsient, et mida nendel patsientidel kindlasti ei ole, siis need ei ole haiglatekkeseid infektsioone. Ja antibiootikummiga võib ju seostuda ka klostridoides diffiitsile tekkene kõhulahtisus, siis nendel haigetel on näidatud, see jääb kusagil 1% või alla 1% piiresse. Hästi peab kokku töötatud struktuur olema, et seal ei tekiks niisuguseid kommunikatsiooni ja dokumentatsiooni probleeme. Ja et see tegevus on ohutu ja efektiivne, et jällegi, et seda näitavad juba 90ndate lõpust, kuni nüüd kaasani välja tehtud randomiseeritud uuringud, mis on võrrelnud siis haiglas kasutatavat parenteraalset ravi ja haiglaväliselt samasuguste infektsioonide korral näidatud, et need ravitulemused on võrreldavad. Kahtlemata, et siin on juttu olnud ka, et vajavad vanemad koolitust, ka patsiendid vajavad koolitust, et ka patsientidele kindlasti tuleb selgitada, peab olema infolehed, materjalid, mida ravitakse, miks ravitakse, kui kaua ravitakse, kuidas seda tehakse ja loomulikult ka see turvatunne sellest, et kuhu pöörduda, kui tal on probleeme, millal ta peaks pöörduma, millal ta saab pöörduda näiteks selle haigla juurde või millal ta peaks kindlasti näiteks erakorralise meditsiini osakorda pöörduma.
Mida see selline tegevus eeldab, mis selleks olemas peaks olema, et seda saaks läbi viia? See eeldab niisuguse süsteemi olemasolu, et meil on olemas personal, et on olemas need inimesed teadmistega, et on välja töötatud juhendid. Need juhendid on olemas. Ameerika infektsioonhaiguste seltsil on 2018 viimane juhend välja antud. Ühendkuningriikidel on viimane juhend 2022 ja nüüd ma juba vihvasin, sakslastel on värske juhend olemas. See eeldab, et meil on koht, kuhu need patsientid saavad tulla, näiteks kui on teha laboratoorseid teste või ravimi kontsentratsiooni määrata. Kindlasti patsientide teadlikkuse kasvu ja nendele infolehtede ja koolituste läbiviimist ja loomulikult teenuskoodi, et oleks seda võimalik siis kõike teostada. Ja minu kokkuvõte kõlab, et vahel on meil vaja mõnede infektsioonide korral pikaajalist antibakteriaalset ravi ja me vahel võiksime siis ka kaaluda ja liikuda sinnapoole, et seda teha patsiendile niimoodi mugavamalt, mitte ainult mugavamalt, vaid et see oleks nagu lihtsamini teostatav, siis kaaluda, kas meil on võimalik minna üle varasele suukaudsele ravile. Ja kui see võimalik ei ole, et siis võib-olla ka siis edaspidi mõelda siis sellisele, et väljaspool haiglat parenteraalse ravi jätkamist. Aitäh teile kuulamast ja minu tänusõnad lähevad minu headele kolleegidele ja ma tänan teid kõiki kuulamast ja ilusad arstide päevade jätku teile. Aitäh, Viivika. Meil on paar minutit ka veel küsimuseks aega, et sa rääkisid endokardiidi tiimist, mis teil kliinikumis väga hästi tööle on läinud ja siin on küsimus tulnud, et küll Eesti kohta, et kas me teame, kuidas endokardiidi ravi käib, kui pikalt IV, millal minnakse suukaudsele ravile, mis on ravi tulemused, aga kas te kliinikumis olete seda hinnanud, on teil register või midagi andmebaas selle kohta ka? Ei, me registrit otseselt ei ole, me teame kõiki neid andmeid, siis seda endokardiidi meeskonna tööd on olnud juba vähemalt paar viimast aastat, et me oleme need vaadanud, et need andmed tulevad meile kõik, aga me tõesti üle Eesti andmeid meil tõesti ei ole, et seda meil ei ole, aga kliinikumis me saame need andmed kokku võtta. Just, meil on siin arenguruumi, suuremad haiglad saavad kindlasti ennast kokku võtta, aga aitäh sulle. Ja.